Millest mootorsaeg koosneb? Mootorsae korpus, mootorsae kett, keti juhtplaat. Siin siis vasaku käel on üks käepide, parema käel on teine käepide. Siin siis gaasi hoovastiku lukk, ehk et kui seda alla ei vajutata, siis siit gaasi ei ole võimalik ka vajutada. Selleks, et saaks gaasi vajutada, pannaksegi käsi siia. Nüüd on lukk all ja nüüd vajutades liigub ka gaasi hoovastik. Ketipidur käib niimoodi, maha võetakse siit kinni ja tõmmatakse enda poole. Juhtplaadi kinnitusmutrid ja sel saal siin siis juhtplaadi pingutuskruvi. See siin siis dekompressioonklapp, mida tuleb siis vajutada sae käivitamisel. See kergendab sae käivitamist. Siin siis manuaalne bensiinipump, et kui saega pole tükk aega tööd tehtud, siis enne sae käivitamist tuleb siin siis seda nuppu vajutada, et siis bensiini jõuaks kiiremini karburaatorisse. See siin siis stop lüliti, stop on siis alla vajutades ja on see siin siis ka tooreklapp, ehk et mootori külmkäivituseks on siis vajalik tõmmates siit selle klapi välja ja siis liigutades ülesse. Klapp maha läheb niimoodi, et vajutades siis gaasi läheb ta automaatselt alla. See siis tõmbe starter, ehk et siit siis tuleb tõmmata. Siia läheb siis segubensiin, ehk et siis bensiini ja spetsiaalse õlisegu või siis ongi siin siis spetsiaalne kahetaktilise mootori bensiin. Ja siia esimesse käib siis sae keti õlitusõli. Täidetakse need kaks paaki alati korraga. Tavaliselt bensiin saab ennem tühjaks, aga kui bensiin tühjaks saab, siis alati samaaegselt täidetakse ka siis ketiõli paak. Saeketi vahetus. Esmalt siis võiks olla, kui on käepärast õhku, tuleb siis puhastada siit sae keti koda. Kui seda võimalust ei ole, tuleb niisama hakkama saada. Selleks esmalt siis kontrollin, et ketipidur oleks maas. Seejärel on meil vajalik siin siis saevõti. Selleks siis eemaldan, keeran lahti siis need mutrid. Seejärel võin juba tõdravaks lasta ka sae keti pingutuskruvi. Ja nüüd võtan siit siis kaane ära. Seejärel liigutan juhtplaadi katte tahapoole. Ja eemaldan ka keti. Kui ka juhtplaat käib siit küljest ära, siis enne kui hakatakse juhtplaati tagasi panema, tuleb jälgida, et siin sae keti õlituskanal oleks ilusti puhas. Kui ta seda ei ole, tuleb siit see väike sodi välja saada. Uskvarna saagidel, mis oluline on see, et kui hakatakse ketti tagasi panema, siis siin tuleb jälgida, siin on eraldi, siin on siis veotähik, kuhu peale peab siis see kett pärast ilusti jääma. Kui saekett jääb siia vahele, siis saag korralikult ei lõika või ei pruugi kett ringigi käia. Nii. Saeketti pealepanek tuleb siis jälgida niimoodi, et kui me vaatame saekettile peale, siis sae puruhammas on alati eespool, kui on lõikehammas. Et aru saada, kas saekett on piisavalt terav, siis kui siit pöidlaga
neid hambaid mööda tõmmata, siis tunnete kerget karedust. Kui seda ei tunne, siis võib arvata, et kett on juba lüri. Keti peale paneks, siis jälgin, et ta siis õiget pidi peale läheb ja seejärel jälgin ka seda, et kett läheks siis peohammasratta peale. Seejärel võtan plaadi. Nüüd panen ilusti saeketi siia soonde ja tõmban siin siis juba ketiga natukene pingumale. Seejärel panen kaane peale ja nüüd pingutan siit siis need kruvid natukese ära. Ei keera neid lõpuni kinni, ainult natukese pingutan, et ma saaksin keti ära pingutada. Kui ma nüüd hakkan pingutuskruvi siin keerama, sellel sael on see siin, osadel saagidel võib olla see siin keskel, osadel võib siin olla ja mõningatel mudelitel võib see siis paikneda ka siin kohas. Nüüd siis keerates kinni. Kui see kruvi siin ei liigu kergesti, siis järelikult on need mutrid liiga tugevalt kinni ja neid tuleb hästi natukese lõdvemaks lasta. Nii. Kuidas on kett õige vinksusega? On siis niimoodi, et kui siit kinni võtta, siis olen siit suuteline välja tõmbama sellise paraja jõuga 3 hammast. Kui on natukese rohkem, pingutan peale, aga kett ei tohi olla ka väga pingul, ehk et väga pingul on ta siis, kui ma siit tõmban ja saag kaasa lohiseb. Praegusel hetkel saag kaasa ei lohise, keti pingsus on korrektne. Ja siit saan siis tõmmata natukese kauba ka välja. Ja nüüd pingutan mutrid. Pingutusmoment on täpselt nii palju, kui selle võtmega kannatab siit niimoodi tõmmata. Kontrollin, liigub. Ja niimoodi on meil kett korrektselt pingutatud. Saehooldus sisaldab teinekord ka seda, et tuleb siis mingi aja tagant ära puhastada õhufilter. Selleks siis kasutan jälle saevõtit. Siit siis ajutades siit kinnitusega. Tõmbatame siit siis selle ja see on siis õhufilter, mis siis teatud aja tagant tasuks siis üle vaadata. Võte on ilusti kohas ja hästi, kui ei ole, tasuks kasutada siis suur õhku, ja ta kergelt siis suuremist mustusest ära moodustada. Ja seejärel siis, kui pilt on vastatud, mis on kiire tagasi, ei kiire, jäävad siis kohas peale.